Tere tulemast! Kuulate järjekordset Off the Record juttude podcasti osa. Täna siis olen mina ja Liisi ning intervjueerime Kristi Saaret. Küsikski kohe alguses, et kes ei tea, kes on Kristi Saare, võite käega märku anda. On siin üldse sihukest inimest? Või näe ühtegi kätt? Mina nägin üks on. No, siis see osa on sulle. Et kes siis ei teadnud, kes Kristi on? Kristi on meil aasta investor, 3 lapse ema, kinnisvara mogul, koolitaja, kirjastaja. Et neid tiitleid võikski siin jätkata. Aga tänane osa ei tule võib-olla siis meil nii tehniline, kui Kristjaniga oli eelnev osa. Aga vaatame, mis siis Kristi investeerimismõtted on, mis tema mingid investeerimisfilosoofiad on. Ja ma arvan, et lähmegi kohe sinna, et aeg pressib meile peale. Et kuna me kõik oleme siin, kõigile investeerimine meeldib, raha meeldib, siis Kristi, äkki lööme su rahakoti rauad lahti ja ütle meile, mis sinu portfellis on? Minu portfell sarnaselt Kristjanile tuleb välja, et on väga igav. Minu portfell on natuke üle 3 on kinnisvara. Minul on siis need õudsed Mustamäe 2-toalised, kus tuleb lampe vahetada. Ise küll neid ei vaheta, aga mõnikord on vaja. Umbes 3 on börsil, mis on enamasti indeksfondid, aga ka üksikaktsiaid, küll ainult USA börsil. Baltikumis mul üksikaktsiaid ei ole. Ja siis umbes 3 on sellised laenud, võlakirjad erinevates kombinatsioonides ja selline 5-10% on fun või siis rumalused, sõltuvalt sellest, et mis tehingu tulemus on põhimõtteliselt. Kui suur see portfell siis ikkagi on, et need sõnad on umbmäärased, aga vaatame ikka numbrid? Ma tegelen viimasel ajal selliste väga kalliste asjadega. Maja ehitus ja 3 lapse saamine ei soovita portfelli kasvu perspektiivist. Aga meil selles algses OTR pundis, kelle järgi siis podcast nimi sai varastatud, on meil selline traditsioon, et kelle portfell saab 1 miljon täis, peab sõpradele restoranis välja tegema, nii et mul vist järgmine aasta see hetk saabub, kus siis tuleb teile välja teha. Sa mainisid maja ehitust, ise ka samamoodi Kristiines ehitasin maja, oli väga valus portfelli vaadates. Kuidas sinu jaoks oli see tunne portfellist raha üldse välja võtta, et teha sihukest investeeringut? Aga mul ei olnud see esimene kord portfellist raha välja võtta. Et see on hästi huvitav, et tihti on see arvamus, et nagu Kristjan ütles, et ideaalis me ostame kõik asju portfelli ja siis ta ongi igavesti seal või surmani. Tegelikult on ikkagi väga vähe inimesi, kellel ta on seal igavesti surmani, sellepärast et elus on igasuguseid asju, kui sul seda raha on vaja. See sama koht, et kui ma kunagi ostsin esimese kodu, mis oli selline 2-toaline, siis sinna läks tükike portfellist. Kui ma sealt järgmine kodu sai ostetud, mis oli ridaelamu, siis sinna läks taaskord tükike portfellist, siis mul oli üks üürikinnisvara, mis läks müüki selleks, et olla kodu sissemakseks. Ja siis nüüd, kui seda maja hakkasin ehitama, siis täpselt samamoodi, siis läks mul kogu Baltikum, elu parim ajastamistehing läks 2021 septembris. Teist korda ei korda sellist ajastamist ja paar protsenti põhimõtteliselt kõikidest teistest investeeringutest ka. Ja kuna mul on 3 last, siis nende lastega ma olen ka kõigiga kodus olnud, nii et mul on neid hetki, kus ma päriselt olen portfellist elanud ka selle aja jooksul olnud. Nii et minu jaoks portfellist raha väljavõtmine ei olnud nagu midagi traumeerivat, sest ma olen seda varem teinud, siis lihtsalt teed uuesti tööd ja lapid selle augu ära, et ei ole midagi nii hullu. Aga see portfell ei ole ju sul olnud nagu selle ideega, et ma nüüd kogun, kasvatan seda raha ja siis näiteks teen selle maja ehituse ostu või? Ei, kui ma investeerimisega alustasin, siis ma ei arvanud, et ma olen kunagi nii rikas, et ma maja hakkan ehitama. Ja siis kinnisvara hinnad muudkui tõusid ja see maja ehitus läks ainu absurdsemaks, et ma ei tea, kes siin surfavad kinnisvara portaale, et kui palju Tallinnas krundid maksavad, ega nad paar aastat tagasi odavamad oluliselt ei olnud. Aga mina olen kogu aeg enda portfelli ehitanud väga konkreetselt selle sihiga, et mitte see, et see portfell oleks võimalikult ruttu mingi suurus, vaid et ma võimalikult ruttu saaksin võtta kasutuse selle paindlikkuse, mida see portfell pakub. Sest et kohe, kui mul mingi esimene eesmärk sai täidetud, siis ma tulin palgatöölt ära, et okei, teeme ettevõtlust, eks ju. See sama koht, et kohe mul tekkis võimalus midagi huvitavat teha, siis ma teen seda. Et mina olen see halb eeskuju, kes portfellist kogu aeg
tempokalt kulutab selle asemel, et seda kasvatada. Et see oli see siht, millega ma ehitasin. Et need mingisugused teetähised, need tulevad niikuinii. Et kui sul põhiasjad on korras, seesama, millest ka Kristjan rääkis, et sul on oskus tekitada sissetulekut, mida sinna portfelli panna, siis kõik, mis sa võtad välja mingil hetkel, ühel hetkel tuleb sinna lihtsalt tagasi. Aga kus sa tead, millest üldse välja midagi võtta, et sa ju ostad, ma ei tea, et samamoodi nagu siin räägiti, et Solanat ostatakse ja mitte kunagi ei müüda enam, et kus sa tead, et nüüd on see instrument, mida ma tahan maha müüa? Eks ta on otsuse koht alati, kui sa välja võtad ja eks enda portfelli, tihti vaatame just nagu varaklasside jaotuselt, aga portfelli tegelikult sa saad seda struktuuri väga mitut moodi analüüsida. Ühelt poolt saad sa analüüsida likviidsusega, et kust ma lihtsalt vajadusel kiiresti välja saan, et siin on börs paratamatult see, kus sa saad kõige kiiremini, eks ju, mis on need asjad, kus üldse ei saa, et ma ei tea, näiteks mõne startupi fondist, sa võid tahta, ei saa, eks ju. Teiseks on see, et kui sa vaatad neid instrumente, mis su portfellis on, ka see, et kui palju sa näed nendest tõusupotentsiaali. Et kui ma võtan siit praegu raha välja, et ma tean, et ma midagi kaotan, et ta ei tooda, aga sellel hetkel näiteks otsa vaadates oligi see, et sellest indeksit seda keskmist 10% aastas ma ootasin, et võiks ikkagi edasi tulla, Balti börsilt seda 10% aastas, ma pärast seda hipodroomi hetke enam ei oodanud. Ja eks see on alati selline hea test ülesanne, et ühtegi investeeringusse ei tohi ära armuda. Et kohe, kui sul midagi väga meeldima hakkab, siis tegelikult see ratsionaalsus kaob ära, et mulle nii meeldib seda rida seal kuskil Excelis vaadata või et nii tore, kui just sealt laekub seda raha iga natukese aja tagant, et tegelikult tuleb süda kõvaks teha. Ja vaadatagi just selle pilguga, et kuhu võib-olla on hiljem lihtne uuesti siseneda, mis on mingi, näiteks sellel hetkel mul mingid võlakirjad läksid müüki lihtsalt sellepärast, et tähtaeg oli niikuinii tulemas, et mul ei olnud mõtet oodata, et ta lõppeks ära, vaid lihtsalt müün maha ja siis ühel hetkel, kui tuleb uus aine, siis panen raha uuesti sisse. Et ma väga soovitan inimeste tegelikult seda harjutust enda portfelliga aeg-ajalt ka teha. Et tihti tehakse sellist stress-testimist selle koha pealt, et kui turg kukub 10 või 20 või 30%, et mis siis juhtub, aga teha endale see küsimus, et aga kui mul nüüd päriselt juhtub elus mingisugune katastroof, mis on palju tõenäolisem ja mul on vaja portfellist võtta näiteks loetud nädalatega välja 10-20% rahast. Et kas ma saan selle kätte, kuidas ma saan selle kätte ja kui suur on see loss, eks ju. Et näiteks kui sa oled investor, kes on 100% kinnisvaras, väga tore, aga kui sul on 2 nädalaga raha vaja, et kust kohast see tuleb. Et ma olen enda portfelli alati ka selle vaatega ehitanud, et kui on vaja, siis ma saan sealt kuskilt siiski suhteliselt ruttu kätte ja minu puhul on see ka oluline sellepärast, et ma olen hästi halb sellise cash positsiooni hoidja. Et minu portfelli rahapositsioon tavaliselt on miinuses. Nii et kui mul kuskilt oleks vaja välja võeda, siis on oluline, et likviidsus päriselt oleks olemas. Oot. Ma kuulen siit praegu seda, et sul põhimõtteliselt ei ole meelerahufondi üldse. Ei, mu meelerahufond on ikka, mul lihtsalt ei ole raha. Aga see meelerahufond on rahas või? Nad selles suhtes nad ei välista üksteist. See esiteks mu portfell on üles ehitatud niimoodi, et kuna seal on väga palju rahainstrumente, ma suudan väga täpselt ette ennustada, kust ja kui palju mul raha tuleb, eks ju. Et võtan ette, ma tean, et järgmine nädal või järgmise 2 nädala jooksul, kui palju mu kuskilt raha laekub, eks ju. Ja teiseks, kuna ma ikkagi tegutsen mingil määral, teen mingit tööd, mingit ettevõtlust, mul on väga selge ettekujutus, et kui palju mul sealt kuskilt raha sisse tuleb. Nii et ma tean, et okei, et kui mul on 3 nädala pärast sellist summat vaja, kust kohast mulle kokku laekub ilma, et ma peaksin seda tingimata kuskilt portfellist maha müüma. Aga eraldi rida meelerahufond ja mingi konkreetne koht, kus sa seda hoiad, sellist asja ikkagi ei ole? Ei. Mul ei ole mitte kunagi sellist asja. Kristi Saarel ei ole meelerahufondi kui sellist? Mul ei ole see mitte kunagi olnud, sest et mind motiveerib see positiivne stress, et kui sa tahad raha kulutada, siis tuleb see kuskilt teenida. Aga kuidas sa seda kõike haldad, et me teame, et Markol on siin 40 täbine Exceli rida, millel on veel 100 rida seal sees, et kas sa samamoodi Exceliga jälgid siis seda kõike, kus su rahavood asjad jooksevad või on sul mingi teistsugune lahendus tehtud? Ei, ma kunagi ehitasin Excelit ja siis ei nautinud seda. Ja siis eks Taavi ja Marko tulid siin, päästsid portfelloga väga paljude investorite aega, et ma kolisin ka eelmine aasta halduse sinna ümber, et oleks selline hea selge pilt, et mis, kus on. Ja eks seal veits arendust on vaja teha, et vaata börsiväliste instrumentide rahavooge ei ole võimalik prognoosida, et neid pead ise ikka kuskilt teadma. Aga on võimatu päriselt hästi investeerida, kui sul puudub ülevaade,
et mis tegelikult portfellis toimub. Ja eriti siis, kui sul portfellis on mingisuguseid elemente, mis kasutavadki võimendust, olgu siis kas kinnisvaralaen või olgu sul siis, ma ei tea, mingid börsitehingud IBS võimendusega, et siis ei saa lihtsalt tunde järgi olla, et palju kuskil kellele midagi võlgu oled. Oli sul mingeid üllatusmomente ka, kui sa need kõik endale sisse lõid, viisid Excelist nüüd Portfellosse? Ei, kusjuures väga ei olnud peale selle, et neid sabasid on alati. See portfellosse ülemineku hetk on see, kus sa mõtled kõikide väikeste positsioonide kohta, et miks mul seda vaja oli. Et lõpuks mingid asjad jäävad sisse kandmata, sest et sa ma lihtsalt ei taha seda näha. Et kannan maha ja kui kunagi kuskilt midagi laekub, siis rõõmustan selle üle. Sa mainisid enne, et ei tohi jääda kinni sellesse positsiooni, et ära armuda. Kas sul on olnud mingi selline kogemus, et mingit positsiooni ikkagi tegelikult oli jõle ilus vaadata? Ja ikka mingid esimesed investeeringud, eriti näiteks minu esimene börsiinvesteering oli siin Balti börsil Tallinna Kaubamaja. Investeerimistees oli selline, et käisin Selveris poes ja viisin neile kogu aeg raha ja hullult tore, kui nad mulle seda korra aastas siis tagasi maksid, eks ju, et sai jälle poes käia. Ja siis mul kunagi oli selline investeerimise eesmärk, et ma ostan nii palju Tallinna Kaubamaja aktsiat, et see dividend, mis sealt laekub, katab minu aastased toidukulud. Ja ma isegi jõudsin suht kaugele, et mingi 2 kuu toidukulud või midagi kattis ära. Ja siis ühel hetkel sa vaatad ausalt tootlusele otsa, et come on, et see võib-olla elamusdividendiks, et tore, et see oli Kaubamaja, kes seda raha tagasi maksis, eks ju, aga tegelikult ma sain seda raha ka kuskilt mujalt teenida selleks, et seda toidupoodi viia. Ja eks kõige lihtsam investeering, kuhu ära armuda, on tegelikult kinnisvara tõenäoliselt, et eriti kui sa käid mingit korterit vaatama, see tuleb väga meeldiv. Et me sellepärast teeme pundiga sellist ülevaatust, aga mul on tunne, et mul on sellest arvumisest võib-olla üle saanud, et näiteks kinnisvara portfellis meil on 2 korterit, mida ma pole siiamaani näinud. Et ma lihtsalt ei ole kunagi sinna sisse jõudnud, aga numbrid eksisteerivad, asi toimib, et kunagi enne äramüümist, siis ma vast ikka näen, et milline oli. Võiks öelda, et sa oled juba teadlikum investor, sa vaatad tootlused asju. Mis su üldse investeerimisstrateegia on, et kas oled selle portfelli üles ehitanud kasvule või pigem sa otsid rahavoo instrumente või mis sinu see soov on? Eks see soov on mingil määral tasakaal, et mingist portfelli suurusest hakkadki mõtlema, et ma uuesti seda raha teenida ei tahaks, eks ju. Et on okei, kui aega, et midagi lendab õhku, aga ma eelistaks, et see portfell isegi oleks pigem jätkusuutlik, eks ju, et isegi kui mingid asjad ebaõnnestuvad, siis pole hullu, teised toodavad tagasi. Et minu portfelli tuumik on ikkagi väga klassikaline indeksfondid, nii siis börsil olevad indeksfondid kui ka siis pensionisambad, pluss siis kinnisvara, et need 2 kokku on üle 50% portfellist, eks ju. Ja siis sealt edasi muud asjad on see, et tahaks natuke rahavoogu, tahaksin natukene kaubelda, mingid sellised asju, eks ju, aga see tuumik on ikkagi see, mis tegelikkuses kannab. Ja eks mul on mänguraha ka lihtsalt sellepärast, et mul on hetkel aega õhtuti last magama pannes teha börsil igasuguseid huvitavaid asju. Et mingi meelelahutusväärtus peab ka olema, aga seal kõrval sul on siis päriselt mingisugune riskijuhtimine ka paigas, et kui palju sa kuskile paned, et kui päriselt pärast vaatab 0 vastu, siis ei ole väga kurb, et ta on ainult natuke kurb. Et siis paned last magama ja teed mõned optsioonitehinguid ja... Ja ilmselgelt on näha, et mul see lapsega kodus olemine ei sobi, sest mul tuleb igasuguseid huvitavaid mõtteid ja siis ma suvel mõtlesin, et ma õpin optsiooni kauplemise ära. Mis on, ma sain väga ruttu aru, kuidas väga ruttu saab selle raha kaotada. Ma olen plussis, aga nüüd, kui laps äkki paremini hakkab magama, siis peab ära lõpetama. Siis saab mingeid muid asju teha, kui kuskil treidimisäppis istuda. Aga jah, et ma arvan, et see on üks investor teekonna osa ka, et selleks, et aru saada, et kas sul mingid investeeringud meeldivad või ei meeldi, siis samamoodi, et Kristjan saaks ülikoolis rääkida, kuidas Bitcoiniga on, et tal on see Bitcoin olemas, et ma ka väga palju räägin inimestega igapäevaselt investeeringutest ja mingid asjad ma olen aja jooksul läbi katsetanud lihtsalt sellepärast, et ma saaksin aru, kuidas see toimib, eks ju. Näiteks viimane asi, mida ma katsetan, ei ole üldse võib-olla investeerimisega seotud, aga võib-olla olete kuulnud, et Eesti on selline asi nagu ettevõtluskonto, mis tehti siis eraisikutele, et sa saaksid siis tulu teenida, kus siis tulumaks läheb koheselt maha. Ja siis ma lugesin kõik need materjalid läbi ja siis ma ei, et ei, et ma tegin selle ettevõtluskonto endale ära, et päriselt katsetada, kuidas asjad toimivad, et ma olen see inimene, kes õpib ka paremini siis, kui enda raha on mängus. Aga kui sa praegu aktiivselt ka optsioonitehinguid teed ja kaupled, siis mis su turutunnetus üldse on? Kas sa tunned, et oleme varsti langusele lähemas või pigem on siit pikk sõit veel ees? Mina usun, et turg tõuseb veel lihtsalt sellepärast, et kõik on hullult pessimistid.
et kõik on nagu mingi kohe kukub ja mul on tunne, et ma olen nii kaua investor olnud, et iga kord, kui kõik räägivad, et kohe kukub, no siis nagu kuidagi üldse ei kuku. Kukub ta tavaliselt sees, kui kõik need, kes ütlevad, et kohe kukub, et nendel nagu see FOMO nagu klikib, et okei, no vist ei kuku, et ma hakkan ka ostma. No et siis hakkab see eufooria selline viimane tipp. Ja see, et USA börs teeb kõigi aegade tippe ja samal ajal nagu dollar liigub vastassuunas, siis ega eurodes ju ei ole USA börsil tegelikkuses mingisugune imeaasta olnud. Ja eks selle turutunnetuse koha pealt on ka see, et mul rahatarkuse kõrval poliitika on teine lemmik hobi. Ma hindan neid inimesi, kes on väga tublid ja teevad fundamentaalanalüüsi ja tehnilist analüüsi ja vaatavad finantsnumbreid ja mis iganes. Praegusel hetkel börsi käitumist dikteerib ikkagi see, mida käputäis poliitikuid maailmas otsustavad. Et sa võid teha ülihea analüüsi ja siis kahjuks nagu Trump ei ole ikkagi nagu ei ole uuesti nagu Twitterist ära bännitud ja tema midagi teeb ja siis midagi juhtub. Et see, mis toimub turgudel ja ütleme, mis toimub jõukate inimeste varaga, on ikkagi minu meelest fundamentaalselt nagu lahti harutunud tavainimese elust või elukogemusest. Et see, et me vaatame, et tavainimestel läheb siin võib-olla halvasti, kahjuks börs on emotsioonitu ja börs vaatab seda, et kuskil koondati hulk inimesi, et ettevõte läks efektiivsemaks, eks ju, kulud langesid, kõik on super, aktsiahind tõuseb. Inimlikult me vaatame, et see ei ole ju hea. Tegelikult börsi vaatest on uudis positiivne. Nii et mina hetkel ei ennusta krahhi ja mina olen hetkel turul sees, sest ma tahaks muidugi olla optimism, et ma tunneks ära selle hetke, et nagu nüüd on siis aeg osta ja nüüd on see krahh. Aga ma ei tea, meil siin aprillis oli just nagu see testmoment, et kui paljud olid need, kes siis siin aasta alguses müüsid õigel hetkel ja siis aprillis õigel hetkel ostsid, et mina ei saanud pihta, et ma ei usu, et tulevikus ka saaks nii hästi pihta, et pihta said ikkagi need regulaarsed püsikorraldused, mis sealt põhjast korjasid. Sa ütlesid, et tavainimestel on keeruline neid asju teha ja ma nende tavainimeste plaani pealt võib-olla jooksekski natuke järgmisesse teemasse, et sinu Instagrami kontot jälgivad need samad tavainimesed. Võib-olla küsime siit ka korra, et kes jälgib, mida Kristi igapäevaselt postitab? Umbes nii, nagu siin enne oli küsimus siis selle kohta, et kellel on võlakirju vist, jah? Ühesõnaga, sinu Instagrami konto on üks populaarsemaid asju, kust niimoodi rahatarkust ammutatakse ja võib-olla ka selliseid muid teemasid lahatakse. Ütle, kes on sinu keskmine jälgija, mis on tema selline demograafiline profiil? Minu keskmine jälgija on top 20% sissetulekuga 30–40 naine. Ja milline on olnud kõige sellisem ootamatum või meeldejäävam sõnum, mille sa oled siis sellelt naisterahvalt saanud? Teate, selle Instagrami kontol on väga palju inimesi. Ehk siis mul iga hommik on nagu see üllatus, et mis meid seal vastu vaatab. Aga ei, aegade jooksul neid sõnumeid on väga palju ja neid sõnumeid on üllatavaid tõesti mõlemas suunas. Et alustades sellest, et mõni inimene kirjutab mulle, et lahkus ööpimeduses oma kodust, lõpuks vägivaldse mehe käe alt, kuni sellele, et väga tihti hommikul esimesena vaatab mulle vastu sõnum, et olen rase. Et ma olen nagu natukene jõuluvana selles mõttes, et minu jaoks neid inimesi on palju, nende jaoks on mind üks ja siis nad räägivad mulle igasuguseid oma elu uudiseid. Nii et tõesti nii, et inimesi, kes ongi, et hurraa, ma lahutasin või hurraa, ma abiellusin või igasuguseid muid, hurraa, andsin lahkumisavalduse, hurraa, sain ameti kõrgendust, et absoluutselt kõik inimkogemuse äärmused on seal põhimõtteliselt esindatud. Aga kui sa mõtled nüüd tagasi näiteks viimase aasta peale või kas sa näed nagu ka mingisuguseid trende, on mingid teemad, mille kohta rohkem küsitakse, on, ma ei tea, mingisugune konkreetne varaklass, mille kohta küsitakse, et kuidas sa neid trende näed? Ja mul on tegelikult selle tõttu väga hea trenditunnetus, et mingid asjad, mis ka meedias üles kerivad, ehk osaliselt, kuna meedia minu Instagramist mingid asju võtab, siis on näha, et mis teemad inimestel oluliseks hakkavad saama. Näiteks praegu on väga selge see, et kuigi ma enamasti seal ikkagi räägin investeerimisest, siis seda, et tavainimesel on raske on tunda selle järgi, et lihtsalt mingid väga selliseid basic säästu küsimusi tuleb ikkagi väga paljud inimesed, kes on see, et väga tore, ma saan aru, et ma peaksin kolmandasse sambasse raha panema, aga ma olen päriselt hädas, eks ju, igapäevaselt nagu hakkama saamisega.
Seda, et kinnisvaraturu põhi oli tehtud, sain ma väga hästi aru sellest, et lõppes ära see küsimus, et kas nüüd on õige aeg kinnisvara osta. Sellepärast, et see küsimus, et kas nüüd on õige aeg osta, siis inimesed ootavad, et veel kukub. Ja kui seda enam ei küsitud, siis oli ka nagu turu põhi tehtud, vaata, sest kõik olid, et okei, pagan, et kui ma nüüd ei osta, vaata, et siis ma jään ilma. Need trendid tegelikult torkavad silma. Ja varaklasside koha pealt väga huvitav on see, et krüpto koha pealt on jumala vaikne praegu. Vist ei lähe väga hästi krüptoturgudel. Ja eks sellist üldist sõja ebakindlust lainetena tegelikult käib ikkagi sees. Hispaania kinnisvara oli siin aasta aega tagasi ülikuum teema, nüüd on natukene maha jahtunud jälle. Et jah, sellised väga-väga tugevad trendid on sees vastavalt sellele, mis tegelikult nagu päris elus ja päris majanduses toimub. Ja üks teemadest, mida ma väga palju räägin, ongi nagu selline töökultuur, eks ju, töö otsimine, palgatõusud, mis iganes. Eestis ikkagi me näeme ka palgastatistikast, et palgatõusu tempo on aeglustunud, eks ju, kas nüüd sellesama AI või teistel põhjustel, eks ju, uute töökohtade loomine või siis et kui inimesed lahkuvad, töökohad jätakse täitmata, et siis kui enne inimesed olid mingid hurraa, ma sain palgatõusu, siis nüüd on pigem see, et kuule, ma olen 6 kuud otsinud nagu spetsialistina tööd ja nagu help, et nagu mida ma teen valesti, et ma ei leia, et seda tööjõuturu nagu külmust on ka väga-väga palju tegelikult küsimustest tunda. Aga kuidas sa hindaksid seda nagu inimeste meelestatuse fooni võib-olla, et mingitel hetkedel on nagu positiivsemad teemad, mida tahetakse lahata, kõik need abiellumised ja sain palka juurde ja nii edasi. Et mis see foon nagu praegu on? Selline nagu negatiivne, neutraalne? Need inimesed, kellel on raha, nendel on hästi. Ja neil on alati olnud hästi ja neil praegusel hetkel läheb aina paremini. Need inimesed, kes värskelt sinna kontole jõuavad, siis nende küsimused kipuvad olema veidi mustemates toonides. Aga kuidas sa ise seda emotsionaalselt vastu võtad kõike? Jah, ei soovita. Et kõik on mingi, et meil on rahatarkus influencereid nii palju, ma olen mingi palun igaüks teist hakake pihta, nagu neid küsimusi inimestel on lõputult, millele võiks vastata ja neid inimesi ongi, kellel tegelikult oleks lihtsalt vaja väga palju abi igasugusel kujul, alustades teraapiast kuni juristini, kuni politseini või nagu millel iganes, eks ju. Eks ma vahepeal ikkagi suunan lihtsalt neid teemasid, et ma panengi vahepeal kastikes, et okei, nagu pärit lihtsalt küsige ainult mingid rõõmsaid asju, et ma ei taha nagu teie traumat hetkel lugeda. Või siis, kui ma teengi mõnikord mingi kastikese, kus ongi mingid raskemad keerulisemad teemad, siis ma lihtsalt pärast seda ise sõidan puhkusele. Tegin siin suvel 2 nädalat surmaga seotud teemasid, et kõik mingid testamendid, pärandused, asjad, mis iganes ja siis ma tegin seda 2 nädalat, siis ma kahetsesin seda ja ma seda enne 5 aastat vist uuesti ei tee, sest et siis 2 nädalat inimesed lihtsalt kirjutasid mulle nagu, kuidas neil kõik pereliikmed surid ära ja kõik läksid tülli ja kõik oli nagu halvasti, et ma mõtlesin kunagi, et kui ma teen selle konto, et räägin seal nunnusid asja, et võiks natuke säästa ja mingeid selliseid asju ja siis sa saad selle nagu sahmaka seda kogu sotsiaalprobleemi, mis rahaga kaasas käib, sul väga ruttu kaasa. On sul mõni lugu, mis sul on konkreetselt niimoodi südamesse jäänud ka ja endaga kaasa võtnud? Nagu negatiivses mõttes. No vaatame positiivselt siis võib-olla. Ei positiivses mõttes, nagu ma ei teeks seda siis, kui need positiivsed lugusid ei oleks. Et ma olen seda praeguseks nii kaua teinud, et mul on ikkagi neid inimesi seal, kes mulle ikkagi kirjutavad, et kuule, et mul ongi näiteks see sama finantsvabadus käes. Et ma olengi siin nagu 5 või 10 aastat nagu teinud ja jälginud ja nikerdanud ja küsin palka juurde ja inimesed ikkagi teevad tõesti täitsa fantastilisi asju, et kirjutavad, kuule, et tegingi oma karjäärihüppe ja saangi nüüd nagu, ma ei tea, mingi 7 tonni või 9 tonni palka või nagu Eesti mõttes ikkagi täiesti mingid astronoomilised nagu hüpped. Et inimesed kirjutavadki, et saingi lõpuks nagu oma unistuste kodu ja nagu neid edulugusid on väga palju, et kui neid ei oleks, siis oleks nagu eriti nüri. Et muudkui nagu räägid ja siis nagu midagi ei toimu ka. Et õnneks neid edulugusid siiski on rohkem kui neid selliseid päris nagu pessimistlikke situatsioone ja need pessimistlikud situatsioonid ikkagi päris mitmed ma nagu mul üks sõber nagu võrdles, et see on nagu, kes on sellist arvutimängu nagu Sims mänginud kunagi, et see on nagu natuke päris elu Sims, et ma näen, et mida ja kuidas inimesed teevad, aga tõesti mingid asjad, et ma praeguseks nagu enam seda numbrit ei oska öelda, et kui paljudele inimestele see soovitus on see, et vaata, et see enesetapu abiliin on nüüd nagu siin.
kuhu sul on vaja kohe helistada, või see on nüüd see lähisuhtevägivalla, see infoliin, kuhu sul on nüüd kohe vaja helistada. Et noh, seda on ka ikkagi palju. Aga et asi nagu liiga morbiidseks ei lähe, et sul on ka rikaste inimeste probleemide kastik, et mis siis rikaste inimeste probleemid on? No rikaste inimeste probleemid ongi see, et kust erakokka saab, eks ju, ja nagu kui suur portfell peab olema, et siis ikkagi jahi võiks osta, eks ju. Ja noh, seal inimesed küsivad sellised küsimused, noh, kui 2 peale nagu 20 tonni on sissetulek, et kas siis nagu mill maja peale on nagu palju, vähe, okei. Kui palju maksta koristajale, lapsehoidjale, mida teha, kui kõik teised sõbrad on vaesed. Mul oli just see küsimus oli see nädal, et, et tahaks sõpradega koos reisida, aga et minu standardid ja nende võimekused, et mis ma siis teen. No variante on erinevaid, eks ju. Aga ütleme jah, et nagu see rikaste inimeste mured on see, et need on need inimesed, kes mõnikord nagu tulevad minu juurde ja siis nad ütlevad, et ma olen esimene inimene, kellel nad on öelnud, palju nad palka saavad, sest nad ei julge mitte ühelegi teisele inimesele öelda, sest et neil ei ole tutvusringkonnas kedagi, kes suudaks seda nagu normaalselt vastu võtta. Et mõni inimene tulebki minu juurde, et kuule, et tead, et ma saan 7 tonni palka ja see on hullult vähe, et tahaks saada 10, et mõtleme välja, kuidas saaks. Enamikel inimestel, kui ütleks seal lause, et ma saan 7 tonni palka, nad oleks nagu mingi, et sealt edasi, et sul ei saa ühtegi nagu muret olla. Ja eks Eestis on nagu näha ka, et see meie põlvkond, kes me siin oleme, et meil on nagu selline, meil tekib nagu selline teist tüüpi elu, mida võib-olla näiteks meie vanematel ei olnud nagu võimalik elada, seesama, et sul ongi mingi kinnisvara välismaal, see, et sa reisid siin ja seal, et sul on kuskil suvekodu, see, et sul ongi mingid kallid hobid kuskil ringrajal sõita või sul on oma jaht või mis 4-päevane, 4-tunnine töönädal nagu selles raamatus, eks ju. Ja ühesõnaga nagu mingid sellised asjad, mille kohta sa võib-olla seal Facebooki kogumispäeviku grupis nagu ei saa ühtki vastust, et mida ma teen, kui mul selline mure on. Aga kuidas need, kes sulle kõik kirjutavad erinevaid küsimusi või jagavad midagi, kuidas see nagu mõjutab sinu enda investeerimisotsuseid? Et üks asi on nagu olla see baromeeter, et kas kinnisvara nagu põhi on nagu käes või ei ole, aga kuidas see nagu näiteks muid investeerimisotsuseid mõjutab? Aga ma ei pea ise iga ämbrit läbi katsetama, sest inimesed teevad seda ja siis nad jagavad mulle, et nagu, mis sa tegid ja kuidas läks. Aga üllatavalt nagu tegelikult ma olen palju rohkem nagu rahulik enda investeerimise koha pealt, sellepärast, et ma näen, et inimesed teevad nii palju erinevaid asju ja kui põhimõtted on korras, siis keskmiselt tulemus on alati ok. Et kui sa mingid täiesti instrumente endale kokku ei otsi või ei olegi see, et hakkan nüüd treidima mingid täiesti suvalisi asju, siis vahet pole, kas see kinnisvara lõpuks on Tenerifel või ta on nagu Mustamäel, eks ju, või ta on, ma ei tea, kuskil garaaž. Kui sa seda mõistlikult oled ostnud, mõistlikult hoiad ja raha jookseb, siis lõpptulemus on ok. Et see, et kas see protsendipunkt on natukene kõrgem või madalam, on tegelikult lõpuks ebaoluline, sest et sina oled see, kes öösel peab magama, eks ju, seda vara hoides. Nii et selle koha pealt ma arvan, et lohutab, et kui põhiasjad on okei, siis tegelikult ei saa nagu väga halvasti minna. Ma küsin ikkagi selle küsimuse ka, et rahatarkuse kontekstis, et kuidas sa näed, et kas see inimeste rahatarkuse tase nagu nüüd ikkagi nagu kuidagi tõusuteel, tõusnud, seisab paigal? Rahatarkus kontsentreerub. Et mingi hulk, jah, eks ju, me oleme kogu seda rahatarkuse asja siin Eestis nagu mitu lainet ju nagu teinud, eks ju, et enne seda meid oli nagu mõni laine veel. Et mingid sellised baasasjad ikkagi jõuavad nagu sellisesse teoreetilisse arusaama, et kui inimesega küsida, kas võiks säästa, siis ütleb ja, kas ta säästab, no ei, eks ju. Et seal on ikkagi nagu päris oluline hüpe tegelikult veel tegemata. Aga need inimesed, kes on siia rahatarkuse maailmasse jõudnud, see lõhe tegelikult läheb väga suureks. Et kui sa ikkagi nagu huvitud ja see klõps käib ja sa hakkad neid õigeid asju tegema, siis lihtsalt see jõukus ikkagi kuhjub väga-väga tugevalt kokku. Ja ma arvan, et üks nagu olulistest asjadest, kui me vaatamegi siin täpselt järgmiste põlvkondade koha pealt, näiteks see sama koht, et Eestis koolid, kus õpetatakse rahatarkust, jõukate vanemate laste koolides õpetatakse rahatarkust, sest need vanemad küsivad ja need vanemad käivad ise seal neid tunde andmas. Ja kui sa oled madalama sissetulekuga piirkonnast kuskil Eesti külakeses, sinu lapse koolis seda rahatarkust ka ei õpetata ja seal on nii palju sellist juhust ja õnne ja kõike muud vaja selleks, et inimene selle rahatarkuse avastaks. Et ka meie siin enamasti oleme suhteliselt õnnelikud, et me oleme avastanud, et see rahatarkus, mis asi see on, suhteliselt noorena. Mina näen iga päev neid inimesi, kes mulle kirjutavadki vanuses 50+ või
60+, et kuule, ma sain teada, et siin on mingi rahatarkus, et siin on mingid asjad, mida võiks enda rahaga õigesti teha ja tänapäeval 50-60 ei ole vana, eks ju, et oodatav eluiga on sul 90, et sul on päris palju, mida teha, aga see on täiesti öö ja päev vahe, kui sa tead neid asju esiteks 20-ndates või siis sinu vanemad teavad neid ja suudavad sulle seda rääkida, kui sa oledki juba, ma ei tea, minu laps lasteaias teadis, et ma õpetan rahatarkust, ta ei teadnud, mis asi rahatarkus on, eks ju, aga see on see, et ta saab minu käest neid asju küsida. Kui mina olin 7-aastane, ma ei olnud rahatarkuse sõna ilmselt kuulnudki, no, seda arvatavasti ei olnud lihtsalt olemas siis veel. Aga ma küsin võib-olla selle ploki lõpetuseks, et kui Instagram nagu täna kuidagi ära kaoks või elektrit enam ei oleks, et kuhu sa siis suunaksid kogu selle energia, mis sa võib-olla praegu sinna paned? Läheks puhkama. Ma arvan, et igal asjal on oma aeg, et mul ei ole plaanis ka seda Instagrami nagu surmani siin nagu teha. Et mul oleks väga hea meel, kui tuleksid uued tegijad, kes teeksid nagu väga suure mahuga, et meil on siin turgu lihtsalt üüratult palju ja väga palju selliseid huvigruppe, kes on täiesti katmata. Et paratamatult inimestel on natukene huvitavam jälgida ja kuulata inimesi, kellega nende mõttemaailm nagu natukene rohkem kattub võib-olla. Ja ega see Instagram, et inimesed mõtlevad, et see on nagu fun, et sa teed sotsiaalmeedias, et kui sa tõsiselt teed, siis ta on ikkagi töö. Et see tundide hulk, mis sinna läheb ja see intensiivsus on ikkagi nagu väga-väga suur ja tõesti siht ei ole, et ma teen seda nüüd igavesti ja igavesti. Ega me sellest sotsiaalmeediast üle ega ümber ei saa, et Kristil on ka oma storydes selline punaste lipukeste kast, kus siis inimesed saavad oma kogemust jagada ja Kristi siis vastab, kas siin on punaseid lipukesi või mitte. Mina ise tunnen, et partnerlussuhtes või üldse tegelikult oma investeeringute või elu osas partneri valik on väga oluline, samamoodi ka oma äripartneri valik, et millised on need sellised tüüpilised punased lipukesed, mis sul seal välja tulevad? Oi, neid on väga palju. Ma just nädal tegin seda punaste lipukeste kastikest ja siis seal oli täiesti, ma alati pean ennast enne kokku võtma nagu mingi sisemise zenni leidma enne, kui ma seda tegema hakkan, et üks naisterahvas näiteks kirjutas, et tahaks hullult lasta, aga mul on siin üks mees, ta on veits alkohoolik, aga nagu ikkagi tahaks lasta, siis ma lihtsalt help, et nagu enamik inimesi lihtsalt ei räägi oma partneriga rahast üldse. Nad ei räägi suhtes olles partneriga rahast, räägimata veel sellest, et nad enne kokku kolimist rahast räägiksid. Üks küsimus, mis mul on tõesti juba aastaid tagasi, mis mul on siiamaani meeles, kui keegi küsis, et kui ma elukaaslasega koos teen laenutaotluse, kas ta saab teada, palju ma palka saan? Ja siis see on nagu, mul on ka ikkagi mind palju enam ei üllata, aga sel hetkel ma olin ka, et kuidas see päriselt on võimalik. Ja samas ma näengi, mõnikord mul tuleb kuskile mentorlusse mingi naisterahvas 55, et me siin oleme mehega siin 25 aastat koos olnud, et ma ei tea, mis ta täpselt tegi ja palju ta teenis, et andis taskuraha, et ma saaks lastele osta nagu riideid, et see on ikkagi täiesti ulme, mis nagu toimub. Et kui sa oma partneriga juba rahast räägid, ja et sul on mingi arusaam, et meil on võib-olla mingid ühised eesmärgid, et me näiteks nagu säästame koos, et osta kodu, see on juba lihtsalt, see on nagu nii next level, et see meile tundub kõik nagu nii basic, eks ju. Ja samas mul inimesed seal kirjutavad, et tahaks osta kodu, aga et partneril kulub nagu kõik ära ja ma ei tea kuhu, aga ma ikka säästan, et mis teha. Ja siis lahkumine, see ei olegi midagi muud teha. Et see on ikka täiesti ulme, et lihtsalt ei räägita. See, kui paljud inimesed ikkagi avastavad, et partner teeb mingid täisuhud. Neid lugusid, kus on see, et kodu sissemaksa läks sinna krüptosse ja siis läkski. Neid on ikkagi aastate jooksul päris palju olnud. Neid, kes avastavad, et partner on oma raha jätnud kasiinosse või baari või mõnda muusse punaste tulukestega asutusse või neid variante on lõputult, eks ju, või siis armukesele. Et ka neid lugusid, et mõtlesin, et miks meil raha ei ole, tuleb välja, et teine pere oli ka ülal pidada. Et see punaste lipukate variatiivsus on tõesti väga-väga suur ja seda on nagu igas suunas. Ka inimesed, kes, meie põlvkonna inimesed, kes kirjutavad selle murega, et kuule, et mu vanemad lasid kõik oma säästud ribadeks ja võtsid sambad välja ja nüüd kirjutavad mulle, et kuule, et nagu ma selleks ju need lapsed saidki, et nad mind üleval peaksid, et kust need rahakanded hakkavad tulema. Et tõesti, seal on kõike. Nii et võiks mõelda, et soovitus, et räägi oma partneriga rahast, et ülibasic ei ole ülibasic, on ülikeeruline ja inimeste arusaam, et mida rahaga on mõistlik teha, et mis on mõistlikud kulutused ja kas sa tohid partnerit keelata mingite asjade tegemisest või mitte.
ja noh, eks kogu see juriidika, mis seal taustal on, eks ju, et kelle nimel on mingid kinnisvarad ja mis juhtub, kui lahku minnakse ja seal on Eesti notaritel tööd ja juristidel tööd jagub, et selles suhtes see job security on seal olemas neid asju lahendada ja lahti harutada. Neilt AI ei võta ameteid ära? Neilt AI ei võta ameteid ära, jah. Aga kas nende punaste lippude kõrval on ka siis rohelisi lippe, et ma saan, et üks roheline lipp on see, et räägi oma partneriga lihtsalt rahast, aga on sul midagi veel silma jäänud, mis on tuleb välja, et megaroheline lipp on ikkagi see, et kui ollakse nõus suhe vormistama mingisuguseks juriidiliseks koosluseks, enamasti abieluks, on roheline lipp see, kui kinnisvara ostetakse koos ja see päriselt on mõlema nimel, eks ju, mitte niimoodi, et üks ostab kinnisvara ja tema nimel. Roheline lipp on ka täiesti sellised väiksed asjad, et partner panustab ja mõtleb kaasa, et näiteks see, et okei, et me tahamegi kodu osta, et istume maha ja mõtleme, et kuidas me nüüd päriselt säästame, eks ju. Või siis see arusaam, et me üldse säästame, et see küsimus, et elame ju ainult korra, et miks säästa, et kui juba partner nagu ütleb, et kuule, et me võiks ikkagi midagi tulevikuks kõrvale panna, taaskord nagu väga roheline lipp. Et selleks, et nagu ongi, et tuju väga masendavaks ei läheks, siis ma aeg-ajalt ütlengi, et nii palun nüüd kirjutage, et kellel on nagu normaalsed nagu suhted, nagu kas romantilised või siis on normaalne tööandja, et vahelduseks nagu jagame neid ka, et tegelikult saab ka normaalselt. Ja väga paljud inimesed nende story'de peale kirjutavadki seda tagasisidet, et kuna meil rahast rääkimine ka ühiskondlikult ja teatud nagu suhtlus nagu või sõprusringkondades ongi nii haruldane, nad loevadki neid story'sid ja siis nad saavad teada, et niimoodi saaks ka. Et mõnikord on see nagu negatiivses mõttes, et okei, et nii saab ka, eks ju, aga tihti on see, et kuule, et nagu tegelikult saab ka niimoodi ja see on jumala normaalne ja see ei olegi veider, kui ma tahaks, et asjad oleksid juriidiliselt korras ja paika sätitud ja et me räägiksime ja töötaksime koos tiimina. Aga praegu me vaatasime hästi palju nagu partneri seisukoha pealt, aga kas sa oled ka ise hästi palju ettevõtetega kokku puutunud, alustanud, juhtinud, tegutsenud, et on sul olnud mingid äripartnerid, kelle puhul ka mingid punased lipud üles tulevad? Ja kui on, et millised need on olnud? Mul õnneks on väga hästi läinud, et inimesed, kellega ma olen asju koos teinud, on olnud väga hästi, aga mul on ilmselt see eelis, et kuna esiteks inimene, kes minuga üldse mingisugust koostööd tahab nagu teha, tal on suht hea ettekujutus, milline ma inimesena olen ja teiseks nagu inimesed mulle ütlevad, et ma olen päris hirmus. Ja see on päris hea pluss, et kui sa kellegagi midagi tahad koos teha, siis nad võib-olla ei julge nagu väga tropid olla. Sul on kõige selle Instagrami ja punaste lippude kõige kõrval lisaks veel 3 last. Mul on ka 3 last ja ma vahepeal nagu vaatan ja mõtlen, et nagu tegelikult sellest piisab, et mul on 3 last, ma rohkem ei pea midagi tegema, et nad täidavad nagu väga edukalt selle 24 tundi päevas nagu ära. Kuidas sina leiad seda tasakaalu või kuidas sa balansseerid, et jõuda investeerida, lastega olla, mingeid äriprojekte teha, käia, tulla meiega siia jutustama? Kuidas sa leiad seda? Mul meeldib see küsimus, et kus see tasakaal on. Seda tasakaalu ei ole. Ma lihtsalt olen kogu aeg väga väsinud. Mul kõige noorem laps on alla aasta. Ta ei maga. Ma ei maga. Mis ma siis muud ikka teen, kui ma ei maga, toksin seal Instagramis. Muidu läheks niisama hulluks ja vaataks lihtsalt niisama lakke. Et seal ei ole mingisugust müstilist tasakaalu. See tasakaal on selles, et esiteks nagu ma aru saan, see on hullult haruldane, aga mul on väga normaalne abikaasa, kes suudab oma lapsi kasvatada. Taaskord roheline lipp. Mul on vajadusel hoidjad, kes aitavad, mul käib kodus koristaja, Bolt, ma mõtlesin, et mul laps saab aastaseks, kui ma peaks selle tänu nimekirja tegema, et kes on aidanud. Siis oleks umbes mingi beebibjörni torn, tool, Bolt, vanaemad, lapsehoidjad. See, et sa saad lapse võtta notarisse kaasa, nagu digiriigi arengud, et eks see küla ikkagi nagu panustab väga palju sinna, et muidu ei oleks mõeldav, et ma neid asju teeksin. Ettevõtlusel samamoodi, et mul on assistendid, kes on tööl, kes on toredad ja kompetentsed inimesed ja ma usaldan, et nad teevad oma töö ära ka siis, kui ma neid mõni nädal ei näe, eks ju. Kas see, et sul on pere ka, kas see kuidagi muudab sinu suhtumist nagu investeerimisse või finantsvabadusse või kuidagi sellise finantsturvalisuse mõttes? Eks ta ikka muudub. Mina tegin alguses peale suht nagu eesmärgipäraselt, et mul oli mingi punkt, kuhu ma tahtsin jõuda enne, kui lapsi saada, sest ma teadsin, et ma ei taha pärast laste saamist täiskohaga tööle minna, sest et ma olin väga realistlik, et see ei ole nagu tehtav mingi sellise kvaliteediga, mida ma tahaksin. Siis mul on tõesti väga suur
luksus, et ma saan oma aega sättida, et olla lastega millal iganes mul on vaja. Mul on võimalus nendega koos reisida, kui ma tahan võtta vaba päeva või kui mul on vaja võtta vaba päev, siis mul ei ole seda stressi ja tappi, et laps on haige ja nüüd on nagu täiesti jama, eks ju, mul on lihtsalt laps on haige, et laps on haige, siis olen kodus ja teen mingeid asju või delegeerin ära. Siin ei ole selles suhtes mõtet nagu keerutada, et see, et meil on peres portfell ja finantsiliselt seis hästi, annab minu lastele oluliselt parema lapsepõlve, sellepärast et mõlemad vanemad ja kogu tugivõrgustik saavad nendega palju rohkem tegeleda, nad saavad rohkem tähelepanu, mul on võimalik neile rohkem võimalusi pakkuda, et see on väga-väga sirgjooneline seos ja kuna ma ise olen taustalt õpetaja, siis me teame, et väga suur hulk lapse arengust on nagu 3. eluaastaks tehtud ja siis ülejäänud väga suur hulk on 8. eluaastaks tehtud, siis ma saangi seda lubada, et ma hetkel olengi nendega väga palju koos, kui nad on noored, siis kui nad on vanemad, siis nad lihtsalt ise ei taha tõenäoliselt minuga koos olla, aga praegu veel tahavad ja siis mul on see võimalus seda teha. Aga ikkagi sa jätkad nagu, ma peame ikkagi ütlema, et see, mis sa teed Instagramis või see, kuidas sa ka oma äriprojektidega toimetad, see ikkagi kind of on nagu töö. Mitte nagu, et see ei ole ju lõbu kogu aeg, on ju. Et kuidas sa tunnetad, et kas sa täna töötad nagu sellepärast, et peab või sa töötad nagu mingisuguse teise eesmärgi nimel, et ma ei tea, ennast kuidagi hoida aktiivsena? Et kui ma nagu üksinda kodus oleks, et mul midagi poleks teha, siis ma arvan, et see optsiooni kauplemine ei ole isegi kõige hullem idee, mis mul võiks tulla. Eks sul on laias laastus 3 suurt nagu asja elus, eks ju, et üks on tervis, üks on siis perekond lähedased, üks on nagu selline mingi saavutusvajadus, et kui seda saavutusvajadus, sa pead midagi selleks tegema, et minu meelest ettevõtlus on nagu fun, see on huvitav, ma kohtun huvitavate inimestega, ma saan mingeid huvitavaid probleeme lahendada, mul on nagu variant päriselt nagu mõjutada, et näiteks see sama koht, et mul on mingi visioon, et mingitest asjadest, mis ma tahan, et Eestis võiks olla, mingi rahatarkuse tase, see kirjastus aitab mul seda visiooni täita, et ma saan mingid raamatud eesti keeles välja anda, rohkem inimesi saavad neid lugeda ja neid ideid nagu välja kanda. Et nad on kõik nagu natukene käepikendus sellele, et see panus, mis ma tahan maailmasse anda. Kui ma ei tahaks, siis ma ei teeks ja on väga palju, ega mul neid pakkumisi laual, mida võiks teha, on kogu aeg väga palju. Et on ikkagi oluliselt rohkem asju, mida ma ei tee, kui need, mida ma teen. Et see valimise luksus tuleb ka täpselt sellepärast, et ma ei pea raha pärast valima neid asju. Et siin just talvel lähen, annan ühes koolis natukene tunde, võin öelda, et see ei olnud rahalistel kaalutlustel, et see on ainult rahaline loss, et ma sinna lähen, eks ju, aga ta annabki natukene nagu teisest vaatest midagi tagasi. Aga kui ikkagi nüüd mõelda nii, et mingid unistused või asjad, mida sa tahaksid veel nagu elus ära teha, mitte et sa nüüd hakkaksid minema kuhugi, aga kui sa nagu mõtled, et millest sa täna unistad? Igasugustest asjadest. Mul on väga palju asju nimekirjas, mis on tegemata. Ja seal on igasuguseid mõistlikke ja nagu ebamõistlikke asju, et alustades mingitest riikidest, mis on külastamata, kuni selleni, et tahaks näiteks oma elamu kvartalit. Et ma mingi hetk unistasin pilvelõhkujast, aga siis ma mõtlesin, et jätkusuutlikum oleks ju kvartal vaata, siis ilusa nagu rohelise haljastuse kõik ka disainida. Me oleme siin kõik lihtsalt nii noored. Ma olen 36, see on nagu mitte midagi, et ma arvan, et nagu enamik suuri asju on kõik nagu tegemata. Et asi ongi lihtsalt nagu ajas, energias, mõtetes nendes inimestes. Et ma arvan, et Eestis jagub asju, mida teha nii kohalikul kui riiklikul tasandil, et küll ma sealt üht-teist ette võtan. Kohalikust tasandist rääkides, kohaliku omavalitsuse valimised tulevad kohe. Mis oleks 3 asja, mis sa ütleksid, et kohe peaks ära tegema? Ainult 3. 30. Kuna ma ise liigun väga palju jalgsi ja ühistranspordiga, siis mu kontor on Sõpruse puiesteel ja ma unistan sellest, et ma saaksin kontorisse jalutada tööle nii, et mu kõrvad ei valutaks. Et see tähendaks veidikene madalamat piirkiirust Tallinnas sõitmisel ja see tähendaks veidi rohkem haljastust, et oleks selline inimsõbralik linn. Et see panustaks väga palju minu igapäevasesse elu kvaliteeti, et kõike seda müra oleks oluliselt vähem. Siis kuna minu lapsed haridussüsteemis kõik 2 tükki nendest osalevad, siis mulle väga meeldiks, kui Eestis aktiivselt panustatakse haridusse, mitte ainult selle koha pealt, me toome uusi ägedaid AI lahendust ja mis iganes, vaid hariduslik kihistumine Eestis samamoodi ainult kiireneb.
ja tegelikult me ei pööra sellele praktiliselt absoluutselt tähelepanu, et see hariduse kvaliteet, mis sa ühest või teisest koolist saad, on üüratult erinev. Et kui sa vaatad teatud erialasid, sinna saavad siis ainult teatud koolide õpilased, eks ju, et mingitest väikestest Eesti koolidest on üliharuldane, et sul on võimalus kuskile tippu läbi lüüa. Ma arvan, et meil on nii väike riik, et see on natuke raiskamine, et me sinna ei panusta. Ja siis võib-olla selleks, et siis investoreid kõiki kurjaks ajada, siis see aeg on ammu saabunud, et varamaksud ikkagi võiksid tulla. See ei ole küll otseselt KOV-i teema, aga vaadates KOV-i valimislubadusi, kus räägitakse väga paljudest ka mitte KOV-i teemadest, siis see võiks ka tulla siiski ära. Kristi, ma annaks oma hääle küll sulle, et millal me sind poliitikas näeme. Eks neist kutsutud on. Ma isegi mõtlesin, et huvitav, et kui ma oleks kandideerinud, ma olen Kristiine, siis ma oleks ligi vastu pidama kandideerima. Siis ma mõtlesin, et see oleks ka lausa huvitav olnud temaga debatti pidada. Aga nagu see kõlab natukene ennast täis, aga minu mõju on oluliselt suurem ise mitte poliitikas olles. Et kui ma ennast mingisse erakonda ära fikseeriks, see annaks nagu väga lihtsa nagu sellise piiri, et ta on nagu mingi erakond, mis iganes ta arvab nagu seda. Ja Eestis, ma arvan, et üks sellise avaliku debatti ja sellise arutelukultuuri arengu koht on see, et meil on liiga vähe erakonna väliseid inimesi, kes võtaksid sõna selle koha pealt, et millist riiki nad tahaksid, millist kogukonda, millist piirkonda, et need samad investorid ja ettevõtjad, eks ju, et meil kõikidel on ettekujutus, et nagu millises Eestis me tahaksime elada ja siis väga paljud ikkagi ootavad, et keegi teine teeks selle ära. Et meil tegelikult on seda aega ja energiat ja siis, kui ma erakonna väliselt jauran mingitel teemadel, siis pole pääsu vaata, siis peavad mitmest erakonnast inimesed seda kuulama ja selgitama, et miks ei ole mingeid asju programmis. Väga head mõtted, ma arvan, ja siit võib-olla tõmbakski natuke need oksad kokku, aga me võtaksime saalist veel küsimusi, nii et kui keegi tahaks Kristile esitada mõne küsimuse, andke käega märku. Jah. Kristi, sinu juurde on raske konsulti tulla, et ajad lähevad kiiresti ära, et ma küsin niisuguse jah-ei küsimuse, tegelikult te kõik võite vastata, et mul on üks sõber, kes tahaks osta endale matkaautot. See portfellist on, ütleme, 1/6, jah või kõik võite vastata Kristi esimesena. Ma juhtumisi tean, kes see sõber on. Ja see sõber on tunde selle pluss-miinus arvutuste peale juba nii palju kulutanud, et see matkaauto enam ei maksa 100 000, vaid pluss kõik see nagu maetud aeg sinna juurde. Et mina ütlen, et võib ära osta. No selle loogika vastu ma ei saa. Ma arvan, et ma annan ka rohelise tule, nii et go for it. Aga veel küsimusi saalist? Kuulge, te kuulsite David, Kristi juurde konsultatsiooni on väga keeruline saada, kasutage nüüd juhust. Kõik on selge. Kõik on selge. Ma ei tea, siis me jääme... Aha, Margo. Sa kuulasid seda meie juttu sellest Kristjaniga, sellest finantsturgudest ja kõigest sellest ka, et võib-olla jaga enda nägemust ka, mis sa siis arvad, mis praegu maailmas või igal pool toimub. Me katsime siin USA teemat, et kuidas USA's asjad lähevad, kuidas Euroopa areng on, kuidas Baltikumis areng on, et võib-olla oskad seda kõike kokku võtta ja näha, või jagada, mis sinu nagu investeerimisnägemus on ja kuhu jaeinvestor võiks panustada? Ma arvan, et eurooplastena me natuke peidame pealt liiva alla selles vaates, et me oleme hääbuv maailmajagu. Et me ei vaata tegelikult sellele ausalt otsa, et Euroopa kustub ja meil ei ole visiooni, et kuidas mitte kustuda. Ja ma arvan, et jaeinvestori tasandil üks asi on see, et sa võid investeerida nendesse piirkondadesse, kus innovatsioon on, näiteks USA või mis iganes muu, eks ju. Aga enda tasandil on see küsimus, et see, mis iganes asi, mida sa teed tööna praegu, 20 aasta pärast ei ole enam see. Ja seal on võitjad tõenäoliselt need, kes on õppimisvõimelised. Et need, kes on õppimisvõimelised, nad suudavad kohaneda või need, kes omavad mingisugust vara, mis toodab. Et portfelli koha pealt, eks ma olen ka Aasiat nagu vaadanud, kuna ma jälgin selle maailma ja uudiseid päris palju. Aga
kuidas see Elderi põhimõte, et kommunistidega ei tasu äri teha, et laias laastus diktaatorlused ei ole võib-olla sellised autokraatlikud riigid, ütleme niimoodi, et sa ei suuda ennustada ette, et mis seal toimub ja keegi midagi otsustab, eks ju. Aga mõned määrad see, et Euroopa on ülidemokraatlik, on meile miinuseks, sellepärast et kõikidel Euroopa riikidel tulla kokku ja teha mingisugust suurt innovatsiooni või suuri liigatusi või suuri edasiminekuid. Et see on ka põhjus, miks minu portfellis Euroopat laias laastus ei ole. Nagu nii palju, kui teda kuskil mingites indeksites tuleb, aga ma pean ka ütlema, et ma ei näe siin Euroopas midagi väga rõõmsat tulemas, mis on veidi depressiivne mõelda, arvestades, et see on maailmajagu, kus meie ise elame, nii et minu portfellis on ka ikkagi USA on üle esindatud, ei ole midagi teha. Välja arvatud kinnisvara. Välja arvatud kinnisvara, aga kinnisvara minu portfellist on see kolmandik, kes osakaal sellest ilmselt ei suurene. Nii et ma saan aru, et osad kinnisvara fännid on väga fanatid, eks ju, et ainult kinnisvara, siis mina ikkagi teadlikult, et see kolmandik ongi enam-vähem maksimumpiir ja sealt on pigem ajas läheb väiksemaks. Aga Baltikum on Euroopa osa, et võib-olla siis, mis sa Baltikumi asjadest arvad? Baltikumist ma tulin üksikaktsiatest, 2021 tulingi täiesti välja. Mul on võlakirju mingil määral just sellepärast, et meie võlakirja tootlused siiski on pigem kõrged, aga neid võlakirju siin üleliia palju ka ei ole. Aga Eesti ja Baltikum üldiselt ei ole minu portfellis ka kunagi väga olulisel kohal olnud, sellepärast, et sa lähed sinna Balti börsile ja enamikes sektorites sul on probleem, et sul ei ole isegi kaht sama sektori ettevõtet, mida võrrelda oma vahel. Et see ei ole isegi, et võta üks ja viska teist, siin ei olegi teist, millega visata põhimõtteliselt. Et ta on selliseks õppimiseks on tore ja rahulik, et sul tuleb mingi dividend ja kõike muud, aga mingil hetkel see sama koht, et võtad portfellos oma selle tootlusarvutuse armutult ette ja siis olegi see, et kuhu ja miks ma seda raha panen, kui ta mujal toodab rohkem. Kas meil on veel üks viimane? Jaana? Räägime tulevikust, nagu sa ütlesid seal, et kaua sa jaksad selle Instagramiga tegeleda, et on sul siis endal mingisugune märk maas. See on üks küsimus ja teine küsimus on see, et sõbrad on sul juba Hispaania poole peal toimetamas, et on sul endal üldse ikkagi mingi mõte ka kunagi kuhugi midagi sellist otsida, teha? Instagramiga on lihtne, et Meta ühel hetkel paneb kinni, kui ma kasutan mingit valet sõna, et aeg-ajalt sa kasutad sõna euro ja siis lihtsalt saad mingi straiki, nii et see ei pruugi olla üldse minu otsustada, et nii kaua kuni saab, nii kaua teen. Aga eks välisvaate kohalt, esiteks mina olen enda portfelli geopoliitilise riski langetanud sellega, et minu börsivarad on iibe kaudu välisturgudel, eks ju, et see minu jaoks see riskimaandus. Kinnisvara koha pealt on see probleem, et ma olen näinud ka väga palju neid inimesi, kes ostavad kinnisvara eri riikidesse, mitte ainult Hispaaniasse, eks ju, ostetakse ka Portugali, Itaaliasse, Prantsusmaale, mõned on ostud sinna Egiptusesse ja Türgi, mis on ka täiesti huvitavad sihtkohad poliitriski koha pealt, kes ostavad Londonisse. Kõige rohkem rahul on need inimesed, kelle jaoks see koht oli juba enne oluline või et alla see on olemas kogukond. Ja mul ei ole sellist riiki Euroopas, et kui ma reisin ka, ma harva käin täiesti samades kohtades või piirkondades ja minu jaoks see, et ma omaksin kuskil kus iganes seda kinnisvara, nii et ma peaksin muretsema, et kas mul on mingi haldur ja kas mul on mingi maakler ja kas on keegi, keda ma usaldan ja ega ta juhtumisi vahet ei võtta ja jumal teab mida, tekitab minu jaoks lihtsalt lisastressi. Kui oleks see, et olen 10 aastat käinud seal Malagas puhkamas ja siis ostan, siis fine, eks ju, ma saan sellest aru. Aga minu jaoks see pigem tekitaks stressi lihtsalt juurde. Enamikes riikides ma olen näinud ka väga paljud inimeste seda tootlusarvutust, mis seal taga on, et kuna selle välismaa kinnisvara ära ostavad. Ja kui see oleks nii, et kõik koheselt megalt plussis on, et kõikidel ei ole esiteks väga odavat finantseeringud ja ülihead turutunnetust ja siis oled ostnud oma selle välismaa kinnisvara, millega sa lukus, sa müüa ei saa, sest et sul on mingid jõhkrad maksud peal ja siis ta rahavooliselt toodab sul mingi -2% aastas, siis minu jaoks on sellist õnnetunnet
otseselt ei suurendaks. Et mõnes mõttes nagu never say never, eks ju, aga praktikas minu jaoks hetkel neid miinuseid sellel välismaa kinnisvaral on nagu oluliselt rohkem. Ja eks üks mõttekoht on see, et see peab olema koht, kuhu sa oled nagu valmis minema ja kui mõelda selle peale, et kui mul oleks Eestist vaja kuskile minna, siis Hispaania päikserannik tõenäoliselt ei oleks ka minu jaoks see number 1 sihtkoht, kuhu tegelikult ümber asuda. Aga sellega tõmbame sellele podcastile joone alla. Suur aitäh, Kristi, et sa jagasid meiega kõiki neid mõtteid ja teeme suure aplausi. Aitäh!